sa võid seda tarku uuesti rääkida. Et kõige tähtsam punkt tegelikult selle kogu nende asjade juures ongi see, et sa hakkad ise ennast väärtustama, enda aega, enda puhkamist, enda tööd, enda piire. Et minu jaoks selles osas on nagu kõige suurem muutust, et kui ma enne elasin ja tegelikult mõtlesin seda, et siis on teistel hea, kui ma teiste jaoks elan, siis tegelikult on hea siis, kui ma elan enda jaoks ja ka teistel on hea sellisel juhul, et see self-care, enda vajadustest aru saamine, et mida ma nagu päriselt tahan. Ära kaotada vahelt need hirmud ja need valed uskumused, et kui ma olen nagu hoolitsen iseenda eest, et siis ma olen egoist või et siis ma teen kellelegi teisele ülekohut või liiga. Tegelikult see ei ole niimoodi, et mida rahulikum, rõõmsam ja tervem ja õnnelikum olen siin mina, seda paremini tunnevad kõik minu ümber ennast. Et see on nagu minu meelest nagu hästi oluline, et kogu see, kõik need grupiprogrammid ja kõik need, et sa räägid hästi palju sellest, aga selle kohale jõudmine võttis, et see mul siia jõuaks päriselt, võttis ikka väga pikalt aega. Et kui sa muudkui tormad, jooksed ja teed ühte ja teist ja kolmandat ja neljandat asja, ja kardad selle juures täpselt seda, et aga appi, mis teine mõtleb, mõtle, nüüd on tal nii ebamugav, tema peab nüüd seda või teist või kolmandat tegema, sest mina olen sellel ajal näiteks tööl või keskendun mingile muule asjale, siis tegelikult see kärsatabki läbi. Et niipea kui ma praegu tunnen ka, niipea kui ma fookus läheb teiste peale, läheb asi lappama. Fookus peab olema pidevalt iseenda eesmärkidel, minul on 10 eesmärgi süsteem tegin endale, 10 eesmärki, eesmärk on täidetud, smiley märk, ma panen sinna järgmise eesmärgi juurde, ma teen niimoodi 10 lause kaupa seda, muudan neid pilte, mälupilte, kuidas nad on olnud vanasti, kuidas nad võiksid olla nii, nagu mina tahan, et nad oleksid, panen sinna selle tunde ja kõik need meeled juurde, nii maitsmise kui tundmise ja kuulamise ja panen need tunded sinna juurde ja tegelikult need pildid muutuvad päris kiiresti selliseks, nagu mina tahan. Super. Aga kui ma nüüd jagan sulle vaata seda pilti, kuhu see läheks vahele siin sellel pildil? See edu teele meile. Mis sammuks ta läheks? Mina paneks selle self-care'i tegelikult, see peaks olema sama loomulik nagu hammaste pesu, et ta peaks olema seal enne kõiki, et kui sa nüüd avastad ja liitud Heidi grupiga, siis see peaks olema kohe nagu esimene asi selle juures, et õppides neid asju, mida sa õpetad, sellel ajal ära unusta ka iseennast tegelikult ära. Ja mina olen ka väga palju õppinud, väga paljudel koolitustel olnud, aga siiski ma suutsin ennast seal vahel ise ära kaotada, et oluline oli, et ma õigel ajal olen koolitustel, et ma olen tööl, et mul on kliendid, mul on laps, mul on pere, aga mina. Et sinna vahele ei tohi ennast ära kaotada, ja koolitused on, neid tuleb võtta ikkagi kuidagi natukene, mitte nii nagu matemaatikatunde, neid tuleb võtta loominguliselt, ja nad ei ole alati mõnusad, ega need muutused ei olegi alati mõnusad, aga siis ühest muutusest teise, see vaheperioodil tuleb ennast ikka silitada ja poputada ja hoida. Kuidas me seda siis sõnastaksime, et see võiks olla siis, et avastada liidu teidi grupiga, teine on see õpi ennast esikohale panema oma elus. Ja. Ja vähe sellest, et esikohale panema, et kui sa ka ei oska nagu muud moodi ennast esikohale, siis kogu aeg iga asja juures küsi iseenda käest, kas see on hea minule. Ja just nimelt, kas see päriselt on. Ja meile võib lühidas eesmärgis või perspektiivis tunduda, et see tegevus, mis me teeme, on hetkel nagu hea mulle ja teistele ka, aga kas see pikas perspektiivis mind minu eesmärgile lähemale viib? Ei pruugi. Absoluutselt.
Kuule, suur tänu. Ma küsin veel ühe väikse kiire asja, et sa oled olnud vaata Saladuse klubis ja oled olnud kiiretes mõlemas. Saladuse klubis oli meil see rahaplokkide üritus jaanuaris ja kiiretes on meil siis lihtsalt sellised laivid ja siis see Vihula üritus, mis me planeerisime ja nii edasi. Kuidas sina tunned, et see edutee tegelikult sobiks mõlemale grupile, nii Saladuse klubile kui ka kiiretele? Ainult nüüd vahe on see, et kiired lähevad siis nagu on rohkem tuge, on ju, on need iga esmaspäevased laivid, on ju, lisaks. Kuidas sina nagu hindad, et mis see vahe võiks olla? Kuidas sina nagu ütleksid täiesti inimesele, kes ei ole kiiretes olnud, mis on Saladuse klubi ja mis on siis kiired ja mis vahe? Kiired on, Saladuste klubi kohta ma ütlen, et see on algkool, kiired on ikka, või ütleme hea küll algkool, põhikool. Kiired ja need on juba ikka selline gümnaasiumi tase, et tempo on kiirem, teemad on sügavamad, isiklikumad, suuremad mõnes mõttes. Et jah, kui kooliastmeid võrrelda, siis lähed sealt põhikoolist lähed gümnaasiumisse ja hakkad spetsialiseeruma ka natukene. Hakkad rohkem vaatama ja et kas humanitaar või majanduskollak. Väga hea. Väga super. Aga mida sa ütled sellele, kes on täiesti alles leidnud minu mingi lehe või Facebooki lehe ja siis ta ei tea, kas tulla nüüd kiiretesse või Saladuse klubisse, et kellele see Saladuse klubi nagu siis oleks nagu? Saladuste klubi on, ma arvan, et need, kes nagu mitte midagi ei tea esialgu ja tõesti on võib-olla tasuta mingisuguseid laive näinud, on ju, et Saladuste klubiks väga alustavale ettevõtjale väga hästi sobib. Et saada esmased reeglid piltlikult öeldes paika ja need võimalikud esimesed väiksemad kogemused kätte, et mida saad muuta ja kuidas sa saad muuta, et siis peaks tekkima Saladuste klubis see huvi, et aga ma tahan kiiremini, ma tahan rohkem, ma tahan paremini. Super. Aga super tänud. Ma stoppin selle salvestuse nüüd ära. Mina oma tuttavatele olen küll soovitanud, et vaadake Saladuste klubi, et seal on väga palju selliseid, Heidi teeb väga soodsaid pakkumisi seal ja väga neid hunnikus neid koondpakkumisi, et vaadake sealt, et minu tuttavad on küll väga rahul olnud, kes on sinna niimoodi tšekanud, on ja nad on jäänud ka sinna. Super. Aitäh sulle, Raili.